Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Purjekas. Notsu vanaisa viib Peppa ja Priidiku purjetama. Ahoi, Notsu vanaisa. Need on härra Täkk ja proua Korgi. Nad on purjetamisklubi liikmed. Tere, kes me läheme just purjetama. Vara võitu nagu. Ja, praegu küll purjetada ei saa. Tänan nõuannete eest, nägemiseni. Vanaisa, su sõbrad ütlesid, et praegu ei saa purjetada. Nad ei tea ise ka, mis nad räägivad. Ossa tont. Vanaisa purjekas istub liivas kinni. Vett ei olegi, vanaisa. No jah, tundub, et on madal seis. Nii et ei saagi siis purjetada. Ole mureta, varsti on vesi jälle tagasi. Vesi tulebki tagasi. No kus ta pääseb? Vesi tõstab vanaisa paadi merepõhjast lahti. Me hulbime üles alla. Lähki nüüd purjetama. Just nii, kapten. Las minna! Purjetamine on vahva. Ahoi, Notsu vanaisa. Kas kõik on ikka hästi? Äkki on sul mingit nõu vaja või? Meil on siin kõik kenasti. Head aega. Vanaisa, nad sõidavad kiiremini kui meie. Purjetades pole kiiret kuskile. Me hulbime üles alla. Paat hulbib üles, hulbib alla. Hulbib üles, hulbib alla. Hulbib üles alla. Paat hulbib mere peal. Ahoi, Notsu vanaisa. On aeg tagasi minna. Uus madalseis on tulekul. Tehke kähku, muidu jääte põhja kinni. Jah, eks ta ole head aega. Kus mul targad väljas? Mina tean purjetamisest iga kell rohkem kui nemad. Paat hulbib üles ja hulbib alla. Paat hulbib üles ja hulbib alla. Paat hulbib üles. Oi, me ei hulbigi enam. Paistab, et uus madalseis. Kas me jäime põhja kinni, vanaisa? Jah, aga varsti tuleb vesi jälle tagasi. Ta tõstab meie paadi uuesti üles. Millal vesi tuleb? Homme hommikul. Oi, Peame lihtsalt ööpaadis veetma. me jääme ööseks. Kui tore! Tegelikult oleks tark Notsu vanaemale helistada. Hallo? Hallo, Notsu vanaema. Me otsustasime ööseks paati jääda. See tähendab, et tegid valearvestuse. Ei, muidugi mitte lihtsalt. Me jäime põhja kinni, vanaema. Seda ma arvasingi. See on seiklus, vanaema. Hommikul kohtume. Kus me magame, vanaisa? Siin kajutis on 2 koikut. Ja mina magan tekil tähtede all. Head ööd, vanaisa. Head ööd, Peppa ja Priidik. Peppa ja Priidik magavad kumbki oma koikus. Notsu vanaisa magab tekil. Tähed vilguvad ülal taevas. Hommik ongi käes. Me hulbime üles alla. Vaadake, lapsed, vesi on tagasi. Kui tore. Notsu vanaisa paat sõidab jälle lainetel. On aeg koju sõita. Just nii, kapten. Paat hulbib mere peal. Notsu vanaema on Peppale ja Priidikule vastu tulnud. Notsu vanaema. Notsu vanaema. Tere, kuulakesed, kas teil oli tore? Ja me jäime põhja kinni ja me ööbisime paadis. Peppale meeldib purjetamine. Kellele siis ei meeldiks purjetamine? Tõlkinud Eeva Kolli, teksti luges Harriet Toompere. Down.
Peppa. mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Notsu emme ja see on Notsu issi. Peppa. Notsu vanaisa kasvuhoone. Peppa ja Priidik on külas Notsu vanaisal ja vanaemal. Tere, vanaisa! Tere, Peppa ja Priidik! Priidik leidis palli. Ettevaatust, Priidik! See on minu kasvuhoone. Klaas puruneb kergesti. Toimetame selle palli kuskile ohutusse kohta. Hei, kes minu kasvuhoone pihta palle loobib? Kes elab klaasmajakeses, ei tohiks palle loopida. Sina viskasid esimesena. Ääre pealt oleks mu kasvuhoone klaasid katki läinud. Seega mingi kasvuhoone aknad puha mädand. Tomatite kasvatamiseks kõlbab vägagi hästi. Ime, et seal prügimäel üldse midagi kasvab. Ikka paremini kui sinu peenes klaaskastis. Kutsu vanaisa ja Notsu vanaisa on parimad sõbrad. Vanaisa, kui klaas läheb kergesti katki, miks siis su kasvuhoone klaasist on? Sest ma kasvatan sellest taimi. Las ma näitan. Taimed vajavad päikest ja klaas laseb valgust läbi. Oi, kui hästi see taim lõhnab. See on basiilik. Notsu vanaema viskab selle seemned potti ja see kasvab mühinal. Aga ma näitan, mis nõuab aednikult tõelisi oskusi. Minu tomatid. Nii pisikesed, vanaisa. Pista üks nahka ja ütle, kuidas maitseb. See maitseb kuidagi. Need pole veel päris valmis ka. Tere, kullakesed! Notsu vanaema! Palun, kas ma saaksin mõne tomati, Notsu vanaisa? Ei, ma kardan, et need ei ole veel päris valmis. Vast paari nädala pärast. Aga ma tahan lõunaks salatit teha. Kutsu vanaisa kasvatab ka tomateid, vanaema? Jaa, äkki ta laenab meile mõne? Vaevalt sa tema vanu mädanud tomateid tahad. Kuku, kutsu vanaisa! Notsu vanaema, tore sind näha! Äkki saame sinult tomateid laenuks? Laenuks? Võta niisama palju kulub. Tomatipuudus sel aastal ei ole. Need on palju suuremad kui sinu omad, vanaisa. See ei tähenda veel, et paremad. Äkki maitsed, Peppa? Jaa, palun. Nämma, nii ja tomatit ma pole mitte kunagi saanud. Kuidas sa need küll kasvatad, kutsu vanaisa? Ma, mis ma ikka kasvatan? Viskan seemned siia nurka ja need muudkui ise kasvavad. Laokorv täis, siin on neid küll ja küll. Tänan, sellest tuleb mõnus tomatisalat. Ma tean üht head tomatisalati retsepti. Oi, kui tore. Äkki teedki ühe salati? Jama on selles, et mul pole basiilikut. Aga minu vanaisal on seda küll ja küll. Tõsi ka või? Ja ma kasvatan seda, las ma näitan. Kui uhke! Mis on basiiliku kasvatamise saladus? Kui see on peenikene kunst, esiteks tuleb. Ma viskan lihtsalt seemned potti ja kasvab mühinal. Lihtsalt ise kasvabki? Jah. Kas varsti saab süüa, vanaema? Te paiseks, et teil on kõht juba kindlasti tühi. Teeme tomatisalatit. Kõigepealt vilutame tomatid. Niristame peale oliiviõli, raputame pipart, siis näpuotsaga soola ja lõpuks kaunistame kenade basiiliku lehtedega. Laske ja maitsta. Imeja tomatid. Tänu minu kasvuhoonele. Imeline basiilik. Tänu minu kasvuhoonele. See on parim tomatisalat maailmas. Tõlkinud Eeva Kolli, teksti luges Harriet Toompere.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Kanalilaev. Täna on kapten Koera sünnipäev. Palju õnne, kapten Koer. aitäh kõigile. Sa näed kuidagi kurb välja, issi. Pole midagi, poja. Lihtsalt see paat meenutab mulle, kui väga ma merest puudust tunnen. Kapten Koer armastab merd. Äkki teed oma kingipaki lahti? See on laevaretk. Laevaretk? Just seda ma tahtsin. Lähme. Pole midagi paremat purjekast. Sellega võib sõita kuhu hing ihkab. Näiteks troopikasse või siis põhjanabale seiklema. Mine tea, ehk näeme isegi vaala. See on kõigest ühepäevane retk. See on kanal. Kus siis purjekas on? Me lähme selle kanalilaevaga. Ahaa, nii et see viibki meid purjekani. Ei, kallis, me teeme sellega sinu sünnipäevaretke mööda kanalit. Aga sellega saab sõita ainult ühes või teises suunas. See on väga vahva. Küll sa näed. Tule, issi, see on ju meie laev. Ja, Kusti, sul on õigus, eks sellegagi saa sõita. Kõik pardale. Ma tahtsin ise seda öelda. Vabandust, lase käia. Kõik pardale. Purje teisata. Oi, aga kus siis purje on? Kanalilaevadel ei ole purjesid. See laev hakkab sõitma, kui vajutad seda nuppu. Tänan, kui su emme. Läheb lahti. Pardi emme liigub kiiremini kui meie laev. Teeme võidu, proua Part. Täiskäik edasi. Kas see asjandus kiiremini ei sõida? Ei, see on maksimumkiirus. Aga ongi vaja kiirust maha võtta. Ees on mägi. Vaadake, mägi otse ees. Me põrutame sellele otse sisse. Ei, me sõidame läbi tunneli. Läbi mäe läheb tunnel. Kõik läks pimedaks. Ja meie hääled kõlavad nii naljakalt. Me põrutasimegi otse läbi mäe. Kanalilaevaga on tegelikult päris tore sõita. Vaadake, veel üks mägi. Ja järelikult veel üks tunnel. Seekord mitte. Ei olegi tunnelit. Mis siis saab? Me sõidame mäest üles. Laev ei saa mitte mingil juhul mäest üles sõita. Saab küll, kui on olemas lüüs. Kohe näitan teile. Kutsu emme avab lüüsi väravad. Juhtige paati lüüsi kambrisse, kapten. Oodake sealt, kuni ma need väravad sulen. Nüüd ma paisutan veetaset. Me tõuseme üles poole. Tõusev vesi tõstab laeva üles. Nüüd ma avan järgmised väravad. Juhtige paat väravatest läbi, kapten. Täiskäik edasi. Kuhu siis maa kadus? Me sõidame taevas. Sõidame üle silla. Ja tänu sellele pääseme üle sügava oru. Me põrutame läbi taeva. Mis võiks olla veel uhkem seiklus? Kõrgel taevas sõidab meie laevuke. Mööda pilve piiri. Üle maa ja vee. Kas sul on tore sõit, issi? Igatahes ma sõitsin läbi mägede, üle küngaste ja siis veel läbi taeva. See on minu parim sünnipäev. Kapten Koerale meeldivad kanalilaevad. Kellele siis ei meeldiks kanalilaevad? Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.